ilusasti lindile tagasi recording in progress, nii et meil on ilusasti lindistatud kogu see veebiseminar, mis me teeme. aga tere tulemast ka minu poolt. mina olen Ketlin, kes on siis Elerinile suur abiline. ja abiline selles suhtes, et tema saaks mõnusalt hästi ennast tunda veebiseminari läbi viies. ja minul on hea meel teda ka tutvustada, kes veel ei tea. ja mis ma tahan öelda veel, on see, et kes veel, lihtsalt küsin ka kohe siin chatis, kes on Eleringiga varem kokku puutunud, mitte siia. Chat on see koht, kus me saame nagunii siin rääkida ja ma püüan seda ka seal elus hoida, kõik, mis ma suudan. aga kellel on varasemalt kokkupuudet, saate kindlasti siia chati ka jagada. näe, Tere, tere, Sirje! tere. Sirje siin ja andke aga märku. teate, kui tore on esineda, kui chatis ka elu käib, kui inimesed küsivad küsimusi, kui me teame, mis on teie ootused, miks te siia tulite, miks te näete, et teil see teema on oluline. see on ülihea, sest nii on veel vingem ja parem järgmiseid veebiseminare ette valmistada. aga kes veel ei tea, siis lühidalt Elerinist, minul on tõeline respekt tema osas just sellest ja ma olen nii õnnelik ja ka tänulik emana siis, et ta tegeleb just sellise asjaga, nagu ta tegeleb. sest kui me räägime näiteks mängujuhtidest, eks ju, ja kogu see ettevõtmine, mis Elerinil on, siis väga vähe on just nii teadlikuid inimesi kui Elerin ise. ja kui me ütleme siis, kui palju ma tean haridusspetsialistist mängujuhte, sotsiaalpedagoogist. Neid ei ole just kõik see taust, teadmised, koolid, oskused, et see on hästi võimas. ja mina olen ka oma tütre sünnipäeval saanud juba kogeda niivõrd võimsat, professionaalset ja teadlikku mängujuhtimist. ja tänane teema on meil ju täpselt samamoodi, me räägime mängust. Helerin hakkab rääkima mängust ja kui sa ei ole veel esimest veebiseminari kuulanud, siis kindlasti küsi järgi seda või vaata kindlasti järele see ka, mis esimesel sai räägitud, sest me oleme täna juba teisel veebiseminaril. ja see on hästi vinge, kuidas Helerin räägib ja mis mõtted seal on. nii et kõik inimesed, kellel on huvi, on see siis koostööpartnerlus, tööle tulla, kui me räägime sellest, et tahaks mängujuhti aru saada, kustkohast mängujuhti endal tellida, mis võimalused üldse seal kõik on, siis see ongi parim koht. ja siin veel kord ma hoian chati elus, räägin, küsin teie käest küsimusi, kommenteerin ise ka ja kui teil on mingi mõte kohe, siis Helerin saab koheselt ka vastata või leiab lõpus selle aja sinna. vot, ehk siis mina siis abiline, kui miskit on, mina abistan ja annan nüüd selle teatepulga ja selle lava, Elerin, sinu kätte. nii et põnevusega ootame nii. Aitäh, võtan teatepulga vastu. Tere kõigile. Esiteks, mul oleks ülihea meel, kui ma teie nägusid ka näeks. Muidu ma näen ainult Ketlin ilusaid ja ausaid silmi, aga mul oleks tohutult hea meel, kui ma ikkagi teid ka näeks, et siis on selline mõnus kodune tunne, et räägid nagu vanade sõpradega olulistel teemadel. Nii et kui sa vähegi mugavalt tunned, et siis näita ennast. Ja teine teema veel, et kui sul on ka mingi küsimus või sa tahad midagi kommenteerida, julgelt võta see mikker maha, julgelt küsi, et mind üldse ei häiri, kui ma räägin ja sul tuleb näiteks mingi mõte või küsimus keset mu juttu, sest et see tänane teema tegelikult puudutab meid kõiki. Ja sest me oleme ise olnud lapsed, see on nagu üks teema. Ja teine teema on veel, et mis ma tahangi küsida sinu käest, on see, et kes teist on lapsevanem? Anna märku käega, võid panna selle mingi ikooni, mingi vohv või mis iganes ja kirjuta, kas oled ka lapsevanem. Ketlin on lapsevanem, on ju. Siret ei ole lapsevanem, Sirje on, väga hea. Siis ma tean, kuidas ma seda, mis sellise rõhu ma nagu võtan, on ju, sest üks asi on see lapsevanemaks olemine. Teine asi on ka see, et kui sa ei ole, et mis see mäng siis nagu, noh, mis sa siis nagu sellest teada tahad, et tegelikult seal on mitut asja, seal on mitu nüanssi sellel teemal. Pane palun kirja ka, kui vanad su lapsed on, kui sa oled lapsevanem. Pane seda ka kirja. Siis mul on hea nagu siit võtta kohe. Karoliine, oi, tore, 5-7. Ja Siret, sina ütlesid, et sul ei ole.
sul ei ole lapsi, siis Siret, ole kena, sina võiksid mõelda või ka kirjutada, et mis sa tänasest sellest veebinarist ootad, mis on see mõte, mis sa tahaksid. äkki ma saan sulle selle kohe pakkuda, siis on sul hea tunne pärast, et jess, ma sain sellest midagi head. mis su ootus on, et lastevanemate ootus on võib-olla see, et nagu öelge või mõelge kaasa, et kas teie ootus on täna see, et te saaksite mingeid mõtteid, mida lastega teha, kuidas kodus mängida. on teil sellised mõtted või et mis on ka lastevanemate ootus, pane mulle ka kirja, muidu ma võin ennustada lihtsalt. ma olen ennustaja küll, aga nii hästi veel ennustada ei oska. ma mustasid kaste ei näe, ma näen ainult inimeste silmi, siis ma võin nagu öelda midagi etlemata, naerab kaasa. ma saan aru, mis ta mõtleb, onju. et mis su ootused on tänaseks veebinariks? meie teema oli mäng, mis on ja otsene küsimus, et kuidas siis mängida. nii, tere Kati sulle ka, meil on praegu sissejuhatus. kui sa, Kati, oled lapsevanem, siis võid kohe kirjutada, et jaa, chati, et ma olen lapsevanem. ja kui sa ei ole lapsevanem, siis sa võid küsida, et sa oled lastekasvataja või? Kati on mina kusjuures lastekasvataja. mõtlesin ka, et mina ju ka, ma saan olla see eeskujulik lapsevanem, kes on praegu pildiga ja tegi mikrofoni lahti, et teistelegi julgust juurde tuleks. aga mind väga huvitab, kuidas vanemana veel lapse tähelepanu võita läbi mängude, mida veel teha, kuidas ja on ju, et see mind väga huvitab ja mitte ainult oma 7-aastasele, vaid mul on ka veel ristilapsi 3 tükki. Ja Mhm, erinevas vanuses ja seal vanused ongi reaalselt samamoodi sealt 7 kuni 14-ni. et mhm. sellised mõtted minu poolt. issand, kui lahe. kui ma praegu vaatan, et siin on lasteaiaõpetajaid, siin on lastega tegelejaid. väga lahe. ütlen teile seda ka, et kui sul vähegi huvi on ja see asi, mis ma täna räägin, sind kõnetab. meil oli esimene seminar oli seotud siis ettevõttega ja me rääkisime sellest, et kes me oleme, onju. kui meie tegevus sulle huvi pakub, siis julgelt mulle kirjuta. lasteaiaõpetajatel on suvi vaba, ma tean, ma olen haridusinimene. no üldjuhul võiks suvi vaba olla, et aga kui sa igal juhul armastad lastega tegelemist ja tahad selliseid tööotsasid saada, siis me pidevalt laieneme ja ma ütlen ausalt, minu jaoks on kulla hinnaga need inimesed, kes tegelevad lastega ja kes tahavad laste sünnipäevi teha ja kelle silm särab. et ma neid otsin tuletikuga reaalselt taga. nii et Kati, ma vist tean sind äkki isegi. nii, aga ahaa, ma Siret korra pani loen, pika jutu kohe, ma nii korra äge. loen, ma kohe loen, oi, no tere tulemast, Siret, sotsiaalsed oskused, puhas minu teema. oi, hakkame siis pihta. ilus tekst. nii, oih, mina olen Elerin siis, sotsiaalpedagoog, pereteraapiat õppinud. täna ma räägin sulle imeliste aastate koolitusest. see on vanemluskoolitus, mis on väga tugevalt seotud ka mänguga. ja ma räägin sulle siis, et mis see mäng siis on. nii et eluaeg lastega tegelenud, midagi muud ma ei oskagi kui ainult lastega tegeleda. ma olen täna ühe sellise ägeda seminari juba teinud koolis emadele, meil oli emadepäev koolis ja siis ma tunnen, et mul on juba soe, et selliseid põnevaid, et mul on nagu hea feeling teiega täna koos olla siin. aga täna me räägime mängust ja alati sissejuhatav slaid ka, et mis teemad siis on ju, et sa teaksid ette ka. järgmine esmaspäev on teema, kus me räägime 5 võimalusest, kuidas lapsega suhelda nii, et ta sind kuulaks. ma olen lapsevanem ka muideks, mul on 3-aastane tütar ja uskuge mind, ei ole minu elu ka roosid ja lilled sest et ei ole lihtne, et ma tean kõiki võimalusi ja laps kuulab ja kuku nunnu nagu nunnakene, see ei ole võimalik. aga lihtsalt koos on hea arutleda ja mõelda, et mis on need võimalused, et ta sind kuulaks. kuna mul on koolis hästi palju ka erivajadustega lapsi ja traumalapsi,
siis kindlasti ma jagan teile neid nippe ka, et mida ma olen näiteks igasuguse käitumise tugikavades koostanud ja kõik selliseid asju. Ja neid asju on oluline teada, sest need on ka ikkagi mängu nagu sünnipäevadel on ka need lapsed, sa ei pane neid kuskile ära, nad on sul sünnipäevadel ka. Siis me räägime trendidest laste sünnipäevadel. Siis me räägime feilidest ja naljakatest apsudest, mis on meelelahutusmaailmal, mida ma olen näinud. Ma olen aastast 2015 juba sünnipäevi teinud, et see on terve elu mu kaasas käinud. Ja enesehoiust ja kui sul on mingi idee, eriti näiteks Siret, kui sa tahtsid midagi enesehoiu või sotsiaalset oskust või sellise eneseanalüüsi teemalisi asju sind nagu kõnetavad, siis anna märku. 7. veebiseminar tuleb ka, aga kui sa tunned, et midagi on puudu, siis anna märku. Ma saan teha 7. veebiseminari nagu lähtuvalt sellest teemast, mis nagu teie poolt tuleb, et sina maksimaalselt sellest saaksid. Aga täna on siis mäng, mis on ja kuidas oma lastega mängida. Ma praegu chati ei hakka üldse lugema, Ketlin, et kui sa sinna midagi kirjutad, et siis kirjuta rõõmuga või kui keegi sinna mina kirjutab. sind toetan, kommenteeri kaasa ja Väga kui hea, keegi näiteks küsib, siis ma ise ütlen, et nii, nüüd on küsimuse koht, nii et ma hoian ilusti silma kogu aeg peal. väga hea, väga hea. Nii, aga nüüd hakkame siis pihta, et mäng, mis on ja kuidas oma lastega mängida. Ma arvan, et kõik lasteaiaõpetajad teavad sellist raamatut, mille nimi on Üldoskuste areng koolieelses eas. Ma arvan, et see on teie piibel. Ja see raamat ütleb väga hästi, et laps õpib kõige paremini läbi mängu. Milleks mäng? Ütleme, et kogu areng toimub läbi mängu. Ma ei hakka isegi pikalt seda rääkima. See on fakt. Ja mäng on koolieelses eas lapse põhitegevus, mille arvel siis tegelikult ju laps arenebki terviklikult välja. Ta arendab oma suhteid, ta arendab oma mõtteviisi, kuidas erinevate olukordadega toime tulla ja nii edasi ja nii edasi. See kõik toimub läbi mängu. Mäng on lapse arengu alus. Ja kõige tähtsam mängu puhul ei ole oluline see, et nüüd peaks kõik superäge olema, vaid on osalemine, see, et laps osaleks mängus, see, et ta fantaseeriks, läheks oma fantaasiamaailma, kujutaks ette erinevaid sündmusi, mängiks läbi erinevaid rolle, olukordi, sest et nii tema aju tegelikult areneb kõige paremini. Ja mängides tunnetabki laps kõige paremini ümbritsevat maailma. Läbi mängu õpib laps lahendama ka erinevaid probleeme. Te teate seda kindlasti, eriti ka lapsevanemad ja lasteaiaõpetajad on ju, et mängeldes probleeme lahendada on palju lihtsam. Läbi mängu ka verbaalselt õpib laps tegelikult suhtlema, ennast väljendama ja see kõne on ülioluline mängu puhul. Ja mäng ongi kõige loomulikum ja kohasem viis õppimiseks. Kui me nüüd räägime sellest, et miks mängujuhte kaifitakse sünnipäevadel ja miks nad hullult meeldivad, ongi see, et neil ongi niivõrd põnev. Lastele on niivõrd põnev, sest nad saavadki läbi mängu areneda. Ja kuna mängujuhid annavad neile 100% tähelepanu ka, siis nad ongi meie külge justkui nagu naelutatud, et oo, nii äge, ma saan jälle midagi põnevat teha, midagi avastada. Ja nii tegelikult õpioskusi laps arendabki. Nii et ta arendab õpioskusi ja iga kogemus, iga mäng on ka tegelikult ka ongi selline mänguline õpikogemus, kui me räägime hariduse keeles, on ju. Sest ma võin öelda ka, et me mängujuhid, meie tegelikult pakumegi laste sünnipäevaks mängulisi õpikogemusi. See on väga hea point tegelikult, see võiks kodulehele panna. Kui me nüüd räägime sellest, et laste arengust ja kuidas siis lapsed arenevad, et millises vanuses milliseid mänge teha, siis need on nüüd need slaidid, mida ma ka näiteks oma uutele töötajatele alati räägin. Me ei saa mängujuhtidena teha mänge, kui me ei tea lapse arengu iseärasusi. Ma ei saa 1,5-aastastele ja 3-aastastele lastele
ma ei tea, teha mingisugust aarete jahti megakeeruliste mingite asjadega, kui laps ei tunne veel tähti või numbreid või ei ole eakohane see talle. Et ma pean lähtuma tegevustest lapse lähima arengutsoonist ehk siis tema eakohasusest. Ehk siis ühe 1,5-aastased kuni 3-aastased lapsed, nemad ongi ju tohutult aktiivsed, nad pendeldavad edasi-tagasi. Nemad ei oska väljendada oma mõtteid ja tundeid nii selgelt. Nende puhul on ikkagi paras selline nagu nutikus, et mis ma siis nendega nagu teen. Ja nad on küllaltki emotsionaalsed, tahan, ei taha, ütlen, ei ütle, üks hetk ütlen ühte, teine hetk ütlen teist, on ju. Kui teismelistel on see, et üks päev armastan, teine päev vihkan, siis nendel on niimoodi, et neil on see, ma ei tea, 15 minutiga käib kogu kaar nagu läbi, mis lapse arengus on ju. Ja neil on seda frustratsiooni 0-100 sekunditega, kõike. Nende tähelepanu ei kesta ühel tegevusel pikalt, mis tähendab seda, et kui mul on 3-aastase lapse sünnipäev, siis minu tegevuskavas peab olema megat asju, sest et ma ei tea kunagi, mis läheb töösse ja nende tähelepanu niimoodi hop, järgmine. Sa ei saa need mingit strateegia asja teha väikestega. See on hoopis teised asjad, mis sa nendega teed. Hästi mänguliselt, hästi naljakalt ja lõbusalt. Ja need lapsed ongi väga huvitav praegu. Ma praegu vaatan, siis ongi täpselt nii, et nemad tahavad ka asju omada. Väga jagada ei taha, hakkavad vaikselt nägema, et nad on eraldiseisvad indiviidid, hakkavad seda nagu välja näitama, saavad üha iseseisvamaks, ütlevad, mina tahan, mul on väike tütar, ütleb, et mina tahan hoopis selliseid sukapükse, mina ei taha selliseid sukapükse, mis emme mulle näitab, minu kodune lugu näiteks on ju. Ja nad tajuvad ja tunnetavad, hakkavad nagu oma nägemust asjadest nägema. Küsivad huvitavaid küsimusi, kuidas nemad maailma näevad ja teate küll 3-aastase miks küsimusi on ju, lasteaiaõpetajad kindlasti teavad. Kõrvad jooksevad juba. Miks raudtee on pruun? No proovi vastata siis on ju. Et või miks taevas on sinine, noh. Miks puul on mustad varjud? Kust ma tean? On ju, aga sa pead väga loovalt vastama. Et see on siis nagu 1,5 kuni 3-aastaste laste vanus. Mõnus aeg, tohutult mõnus, aga närve sööb. Sealt edasi põnev on 4-5-aastaste laste areng, kus siis nemad siis ka esitavad küsimusi. Nad on tohutult nutikad, aktiivsed tegutsejad. Tahavad olla suured. Nad tahavad, et nendega arvestatakse. Nad tahavad mängida väljamõeldud mänge ja nemad on väga rollimängu inimesed, rollimängu vanusel. Nad hakkavad mängima ja nägema elu läbi erinevate rollide. Kodumängud, poemängud, kolmastel on ka seda. Mis iganes, ma ei tea, politseid ja pätti võib-olla mängivad 5-aastased on ju, aga no mida kõike need nii-öelda juba see vanus mängib erinevaid rollimänge. Ja nemad väga tahavad, et sa neid kaasad igasugustesse asjadesse. Kellel on kodus sellises vanuses lapsed, kui sa tahad, et ta sul koristaks, siis suhtu temasse nagu suurde inimesse, usu mind ja tunnusta ja siis ta koristab. On ju, Ketlin? Et kui sa ütled, et oo, sa oled nii tubli, et sa oled selle kõik ära koristanud, vau, tule aita mul nüüd see ka, mängime, me oleme maailma kõik ägedamad, ma ei tea, Lappi võlurid, kes suudavad koristada ja nad tulevad ja nad teevad ülihästi, et kaasa neid tegevustesse. Sul oli, Ketlin, mingi mõte? ja siis täpselt, kui sa ütlesid Odju Ketlin, siis ma just hakkasin kirjutama siia, et ma olen nii nõus sellega ja siin Kati ka räägib täpselt, et ta on 4-aastane kokk, kodus 4-aastane kokk. Et Super ju. see on täiega, aga kusjuures selle peale ma ei tulnud, et kui on, et kohtle teda kui suurt inimest, et ta teeb siis kõik ära. Kohtla, Mhm. kohtle päriselt ka. See ei tähenda seda, et sa pead nüüd, et sa lased tal endast üle sõita või mis iganes, mitte seda. Pigem on see, et kui ma võtan näiteks, no kõik see hool ja armastus käib sinna juurde, on ju, aga minu nipp ka sotsiaalpedagoogina on see, et kohtle last võrdväärselt, sa võidad tema usalduse ja kui sul on tema usaldus,
siis sul on kõik teed lahti. Ta austab sind, kui on korralikud reeglid ja piirid ja kõik need asjad ka, on ju. Et no kõik reeglid ja piirid ka. sellest ma olen küll aru saanud, et kui reeglid piirid, siis tegelikult nad naudivad See seda on reeglit. oluline. Mhm. See on mängus ka nii tähtis, sa ei saa ilma selleta. Palun, vanemad, ärge tehke vabakasvatust, see ei vii mitte kuskile. Ma näen seda, mis mul töö juures on, see on hullumaja. See kasvatab, see on tore, aga vabal kasvatusel on ka reeglid ja struktuur. Sest laps vajab enda ellu ikkagi sellist asja, mille nimi on ikkagi reeglid ja piirid, sest need loovad turvatunnet. Ma tean, mis saab, ma tean, kuna saab, ma tean, mis on järgmine asi. Kui ma ei tea ja mul on nagu kõik on avatud, siis nad on nagu peata kanad, on ju. See on nagu täiskasvanud ju, vaadake, mis toimub, kui on suvevaheaeg või kui on nagu inimestel puhkused. Vaadake suuri täiskasvanuid, kui struktuuri pole. Nad on nagu peata kanad. poed on küll jah, ostetakse, on ju, poed ostetakse. täiega. ei ole seal mingit erinevust lastega. ei ole, ei ole. reeglid annavad ju, see annab ju ka tegelikult turvatunde, eks ju. annabki, annabki, vot. nii et, nii et täiesti, näed, vaata kui hästi Kati kirjutab, et näed, väga hästi. Eks siis vot nad kasutavad võimu, on ju, ja õpivad oma selliseid sobivaid käitumisviise omandama. hästi oluline asi, ole ise mudel. See on Aamen kirikus. Kui sa tahad, et su laps oleks noh, nagu võib öelda nagu noh, ütleme, et naljaga pooleks okei ja käituks hästi, siis ole palun mudel. Teate, kui hästi nad teevad röökimist järgi või mingit sellist agressiivset asja lapsed. Koolis nad ju mul teevad. Või näiteks ma toon sulle näite. Koolis mul näiteks üks 7-aastane poiss paneb teistele poistele nagu pepuplakse teeb, onju. Ja siis ma ütlesin, miks sa niimoodi teed, et räägime. siis ta ütles ka, et aga ma saan ka kodus kogu aeg pepuplaksu. Ja ta lähebki nagu niivõrd närvi, et ta teeb sedasama asja teistele ka. Et oleme mudelid, aga see on raske, ma ütlen, et ausalt ei ole kerge emana, on ju, kui sa oled ise ka vaata nagu noh, kõigil on rasked päevad ja emotsioonid käivad üle. 6–11-aastaste laste arengu puhul on juba see, et nemad on nagu sellised kohtunikud. miks nii on? miks see kõik nii on, miks on vaja seda teha, miks peab selliseid asju üldse tegema? Ja vaata, nüüd lähevadki asjad juba nagu keerulisemaks. Nüüd on juba strateegilised asjad, keerukamad mängud, reeglitega mängud. teate, see on nüüd see vanus, ka 4.–5 on see vanus, kus lapsed ei taha kaotustega leppida. kui sa kaotad, siis on jama. Palun õpetage lastele kaotustega leppimist. See on probleem, see on koolis ka probleem, et on okei, kui mul on reeglitega mäng ja ma vahepeal kaotan. Ma ei ole selle võrra halvem inimene või halvem laps. ja nendel on juba see vastutustunde teema ja nad õpivadki selliseid uusi oskusi, on ju, samast soost kaaslasega, erinevast soost kaaslasega ja nende puhul on jah see, et mis ma täna just koolis lastevanematele täna rääkisin, on see, et nende laste enesehinnangu teemal on see, et nad hakkavad võrdlema ennast teiste lastega. nii et väga tähtis on vanemana ja ka koolis näiteks või ka lasteaias rääkida ka seda, et sina oledki sina, sa oled selline nii unikaalne, nagu sa oled ja sa ei pea ennast teistega võrdlema. Igaüks on erinev, sest selles vanuses, nii kui nad kooli lähevad, kui nad on olnud top 1 kuskil, siis koolimassis nad võivad kuhugi keskpäraseks jääda ja neil on väga raske sellega toime tulla. nii et selline enesevõrdlemine hakkab pihta. kas seal on mingit niisugust ravi ka sellel, näiteks minul endal tütrega ütles, et ta vaatab keegi, no ma tahan ka tema moodi olla, siis ma ütlen talle, et aga tead, et kõige ägedam on originaal, et sa ise oled kõige ägedam, onju. ja siis ma jah, olen ka nagu mõelnud, kuidas sellest lahti saada, sest vaata, ma tahan tema moodi olla, miks sa tahad olla? aga siis ongi hea küsida, et miks sa tahad, mis ja vot oluline on küsida, mis omadusi
sa mm. temast siis tahad iseendale, et mis sulle temas meeldib, mis on temal, mida sul ei ole ja ütleb, et oo, ta on nii julge. siis ütled, aga vot julgus, aga siis hakkame arendama endas seda julgust. kuidas seda julgust endas arendada? mida sina peaksid tegema, et julgem olla? See on täiega hea point, seda ma ei ole teinud, ma küsin teilt, miks, aga tegelikult see on täiega hea point. et et mis hakkame siis arendama neid oskusi. ja mis oskusi sa tahad? teate, elu on oskusi täis, onju. mina vaatan ka mingeid itimehi, onju, teenivad rämedaid rahasid, onju. ma mõtlesin, et davai, ma tahaks ka itimees olla. mis oskusi ma peaks siis, see on praegu nali muidugi, et mis oskusi ma peaks endas arendama, peaks hakkama mingit programmeerimist õppima. halloo, ei ole minu teema. kui ma mõtlen oskuste peale, onju, vot nii et kaugelt vaadates on kõik ilus, onju. vot, aga nüüd on väga hea vanus, kellel on sellised eelteismelised. Kati, sa ütlesid, sul on 14-aastane. Eelteismelistega palun, 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 on see, et noh, jutt on siin olemas, on ju, et mõned teismelised kannatavad kõikuva tuju ja ärevuse all, on ju, igasugused muutused, mis neil on. Neil on väga suured muutused, nende aju areng on hoopis teistsugune. ma olen teinud kunagi loengu aju arengust teismeeas. mäletate oma aega ka, on ju, et ei ole kerge olla teismeline, kui sa elad justkui nähtamatu publikuga kogu aeg, sest sul on tunne, et kõik sind jälgivad. sa pead justkui kõigile meeldima, sa pead oma vanematele meeldima, nendele sa nagunii ei meeldi, arvab enamus teismelisi. sa pead oma sõpradele meeldima, nemad sind ka justkui nagu charge ivad, onju. siis sa pead mingitele kolmandatele õpetajatele meeldima ja nii edasi, et see on väga keeruline periood. aga mis aitab, on see, et ole päriselt olemas, kuula ja vot teismeiga on see, kus võta last täis nagu võrdväärsena, võta võrdväärsena ja ole selline nagu proovi aru saada noorte slänge või selliseid noorte asju, mõista. sa ei pea kasutama neid termineid, mina ka ei kasuta. see noh, aga mis on mulle näiteks koolis on öeldud, on see, et oo, et sa mõistad meid või et sa saad meist aru, sest et ma ei anna hinnanguid. Nad kasutavad selliseid termineid, mingi suss ja slei ja kõiki asju, onju. las see olla, see on nende aeg, onju, nende ajastus, onju. et vahepeal viskan vimka ka, ise ka kasutan vahepeal nagu nende pärast natuke sellise ühe nagu noh, saad selle kontakti kätte. siis sa oled juba oma jope nende jaoks. nii et olge kavalad, onju. näiteks see 14-aastase, näiteks Kati ütlebki lapsele, et kuule, et kui sa kasutad mingit, siis ütledki, et kuule, mis sa arvad, kas EMS on täna slay queen või? oled sa selline slay queen? vaatame, mis ta sulle ütleb. siis ta ütleb, et jaa, emps, sa oled täiega slay, ehk siis nagu slay on siis selline äge või noortepärane või selline nagu noh, tuus umbes. et tehke teismelistega nalja koos, arutlege maailma asjade üle, rääkige mingitest sotsiaalmeedia asjadest, võtke nad appi endaga koos asju tegema, muredest, jagage muresid, jagage ka oma muresid, mitte nüüd niimoodi, et te koormaksite last, aga ka, et see teismeline saaks aru, et minu ema usaldab mind. sest see on lapsele tähtis. ma ei olegi tühi koht. ma ei ole ka ainult see, kes ma ei tea, pahandusi teeb või et ma olen lihtsalt mingi laps, on ju, sest ma tean, mis teismelised teevad, nad on oma toas ja nad on ainult Snapis või Tiktokis. aga looge neid päriselu kontakte, neid päriselu suhteid, sest et teate, kui väärtuslikud on sellised vestlused, südamest südamesse vestlused. nii et selles vanuses noor, tema arengu kõige tähtsam ülesanne ongi mõtestada oma identiteeti, kes ma ikkagi olen ja ta hakkab vaikselt eralduma sellisest, hakkabki vaikselt eralduma nagu perest, vanematest. see on vanematele väga raske, aga see on teismelisele väga tähtis. mul on ka küsimus jälle. ja palun. siin ka Kati Kelle siin kommenteerinud, aga mul on just sihuke küsimus näiteks, et mul on tütrega tekkinud selline asi, et iga kord, kui ta tuleb trennist või nii, siis ma küsin kogu aeg, no kuidas sul läks, vaata, sest ma olen hästi uudishimulik, tahan teada, kuidas tal läheb. viimasel ajal ta ütleb,
kogu aeg sa küsid sama küsimust, mul on juba kopp ees, vaata, et sa jälle uurid, onju. siis mul on nagu ja siis millal ta nagu, talle käib nagu närvidele, et ma nii palju huvi tunnen, ma tunnen seda, vaata. vahest jälle ja siis ta tahab sellest rääkida võib-olla hiljem. ja seal, kus ta siis nagu avaneb, kus ta siis nagu pikalt tahaks juttu rääkida, on enne magama minekut. Mhm. Siis ta nagu avaneb hämaras ruumis ja siis ta hakkab rääkima, mis tal tegelikult toimus. või et keegi tegi talle, ma ei tea, liiga seal või noh, mingid siuksed asjad on ju. siis ma olengi mõelnud, et kuidas ma siis, kuidas selle uudishimuga siis tegutseda või et miks ta selline on või, ja siis ma olengi nagu aru saanud, et ta siis põhimõtteliselt avabki ennast nagu õhtul enne magamaminekut. et kas seal on ka nagu mingi, ja ma olen kuulnud, et mõnel teisel on ka niimoodi, et seal on ka mingid põhjused või mingid loogikad, et see nii on või? see on jumala okei, see on jumala okei, sest et mõelge nüüd meie peale, mõelge enda peale. ma praegu toon lihtsalt ühe ülihea nagu võrdluse. Kujuta ette, et sul on mingi situatsioon, kas tööl või kuskil isiklikus elus, kus keegi lendab sulle räigelt peale. No ma ei mõtle halvasti, vaid lihtsalt keegi lendab sulle peale. sa suht kohkud ära. Nii, ütled, pomised talle midagi. No ma toon sulle situatsiooni, ülemus lendab sul töö juures peale. Miks sa seda ei tee, tõda, onju. kohkud ära, ehmatad ära. Siis sa lähed koju. No vahepeal kirud ka, et kuramuse, mida jälle nagu kirud, onju. Ja vot siis sa õhtu mõtled, mida kõike ma oleks saanud talle öelda, sest sul tuleb see hiljem mida kõike ja miks ma õigel ajal seda ei teinud. Mhm. nõus. No kellel veel on? Ma ütlen, et see on No lihtsalt raudselt jõud. on. No nagu mul on isegi, ma mäletan, mul isegi kooli ajal ma mäletan, kuidas mul oli, kuidas keegi tuli midagi halvasti mulle ütlema või keegi uuris midagi ja mul ei tulnud, sest see nii tšuh, nagu puhvat Mhm. äkki. ma tahan natuke seedida ja vot hiljem oleks igasugu asju vaata öelnud. ja lastel on sama asi, et nad vaata, need ajuprotsessid tulevad hiljem ja seal on see, et nagu seal on, need on nagu meie vaata, kui me oleme rahulikult, on see vannis, duši all, diivani peal, meil hakkavad ajuprotsessid tööle, kui me logeleme. aga kui ma mõtlen enda peale, kui ma lähen ühest kohast teise, orav rattas kogu aeg, ma ei mõtlegi, et kuidas mul läks. sa ka Ketli maa peal küsid, kuidas läks? hästi läks, aga kuidas läks või mis see tähendab, onju? nagu ma pean mõtlema selle peale natukene, onju, et see ongi see jah, et tuleb jumala õige natuke. point tegelikult jah, ise ju samamoodi, aga siis mina olen siuke uudishimulik ema, vaata. ma ka ju, ma küsin ka ju, et kuidas sul läks, aga siis ja ma siis küsin hakkavad niimoodi, avanemised hoopis hiljem ja vahest on hakkavad. veel see, et 2-3 päeva hiljem ta hakkab rääkima, mis, ma ei tea, paar päeva tagasi juhtus, onju. ja siis ma olengi nagu mõelnud, et kas see ongi õhtut, just õhtul voodis enne magamaminekut, siis hakkab tulema igast asju. See on nii normaalne, see on täiega normaalne ja see nii ongi. see ei ole see, et on mingi mure, et on ajuga midagi. ei, see on täiesti okei. see on ju meil ka ju. järeldused, vaata, aju teeb niimoodi, et meie aju ei ole ju selline, et meil on kohe mingi järeldus, kohe teeme midagi, kohe me järeldame, kohe meil on mingi vastus. Need asjad tulevad hiljem. lastel sama asi, et ja Jaan Aru ütleb alati, et kui sa logeled ja sa annad oma ajule aega puhkamiseks, siis kõige sellised järeldused ja sellised seosed, ajuseosed tulevad lugeledes. See on Jaan Aru, puhas jah, äris täpselt samamoodi. no,. Ootan seda ja ja, vot Kati ütleb hästi, et parem kui räägib, on ju, just ma olen nõus, et alati rääkigu, alati. Aga lähme edasi ja lähme siis selle juurde, mida võib-olla siin lasteaiaõpetajatel on eriti hea ja lastevanematele ka, et millised mängud siis sa võid julgelt pilti sellest teha muideks, sellest slaidist. ma panen teile järelevaatamiseks ka, aga tee julgelt pilti, et millised mängud siis sobiksid nii-öelda kindlale eale. 0–1 on klassika, ongi igasugused kõrinad, pehme pallimängud, sest nemad hakkavadki oma sellist motoorikat arendama. minul näiteks ettevõttes on ka, mängujuhtimise ettevõttes on see, et mul ongi väikestele beebidele, mul on beebipesad, mul on klotsid, mul on kõik asjad. ja mul ongi niimoodi, et kui on väikeste laste sünnipäev või on suured firmakad, kus on tohutult palju eri vanuses lapsi, ma lähen niimoodi kohale, et mul on autopagass asju täis,
sest mul on väikestele midagi, mul on suurtele midagi, mul on teismelistele ka midagi, ma ei lähe nii. teismelised on nad on sellised, et ma ei taha, aga nad tulevad, sest et me teeme pulli ja siis neil on lõbus. ja ma võtan nad niimoodi kohe nagu sabast kinni. kuule, minu lapse sünnipäeval täiskasvanud võeti ka ette ja väga ja hästi läks kaasa. ja ma võtan neid ja me võtame täiskasvanuid ka, sest et nad on eriti äge. ma ütlen, et mulle kõik see on nii äge, see on puhas minu teema. ja et sul ongi eakohane teema ja tead, kui tänulikud vanemad on ka, et oo, ma lähen üritusele, klotsid, beebipesad, mingisugused kõrinad, asjad. Nad saavad rahulikult panna lapsi istuma, rahulikult jäätise kokteili juua, lihtsalt olla ja on mingi karakter, kes lastega möllab seal. mina oleks jumala rahul, ma ütleks, et ma tulen tunni aja pärast tagasi onju. Siis sellised kahe-kolmesed ongi meil, ongi igasugused rollimänge teeme igasuguseid tantsuvärke, erinevaid põnevaid tegevusi teeme. Lustime, möllame. Kolme-neljasel jah, kolme-neljasel on ka igasugused sellised peitusemängud. meil on hästi palju õues, siis meil on ka sellised õuemängud, aga praegu ongi sellised, noh, sellised toredad mängud, mida te saate ka kodus teha, onju. arstimäng, autodega mängimine, nukumängud, kujutlusvõimemängud. me oleme ka ju reaalselt lastega teinud, et tantsi nagu kiisu, tantsi nagu kutsu, sa ei kujuta ette, nad lähevad jumala hulluks. jah. Siis ongi vot 4-5-stega läheb juba vaata, juba lähevad niimoodi mõnusamaks, onju. teeme igasuguseid memoriine, kullimängud, fantaseerime, et tehke nüüd mulle ma lähen Elsale näiteks sünnipäevale, ma olen mingid legod kaasa võtnud. ma nüüd ütlen, et tehke mulle nüüd Arendteli suur mänguloss. ehitage mul üks suur loss, ma tulen sinna sisse peitu. siis nad peavad mind peitu. no nii palju mul ei ole, et nad mu muidugi kuhugi kinni kataks, aga kuhugi nalja saavad teha. siis igasugused puslemängud, väikestele mul on ka pusled, suurtele me teemegi strateegiamänge, probleemide lahendamise mänge ka, no mitte mingeid suuri probleeme, aga ma ei tea, teeme probleemi lahendamine a la ehk siis noh, teemegi, ma ei tea, võistlusmängud, sa pead kuidagi sealt läbi pugema ja midagi sellist ägedat tegema, onju. ja 7+ ongi selline kognitiivne areng. kognitiivne tähendab aju arengut, mõtlemine, kõik mõttetöö, mis su ajus nagu toimub. ja siis ongi sellised näidendid, lauamängud, spordimängud, jooksumängud, füüsiline tegevus. füüsiline tegevus ülitähtis. et see on ka, vot sellised. ja kui me jõuame nüüd selle küsimuse juurde, aga ma korraks küsin, on sul mingeid küsimusi, mis puudutab neid mänge? kas sa lisaksid midagi juurde? mida sa oled ise kasutanud, eriti lapsevanemad, lasteaiaõpetajad? oih, on tuttav, onju. ma arvan, ma ei räägi üldse midagi uut. kirjuta chati. ma arvan, et siin on samamoodi, et neil pärast hakkavad mõtlema ja. et pärast aju hakkab mõtlema, aga tegelikult ma kas oleks sa aru jõudsid saanud. pildi teha sellest, eriti kes nagu kuskil tööl on, onju, et kellel oleks info nagu oluline? jõudsid sa pildi sellest teha? mina jõudsin, ma loodan, et teised ka. andke märku. väga hea, Karoliina, väga hea. nii, aga siis on küsimus selline, et kuidas siis valida sobiv mäng. ja kõige lihtsam ongi see, et sa pead lähtuma lapse huvidest ja tema oskustest, tema vanusest ja vaatama, et kas see mäng pakub arenguväljakutset. ehk siis, kas see mäng on talle võimalikult põnev ja võimalikult selline nagu arenguline ja sobiv. ja kõige tähtsam minu jaoks ikkagi on see, et kas see mäng pakub talle rõõmu ja rahulolu. kas see on tore mäng? ja üks teema, kui me räägime imelistest aastatest, ma tegin selle pildi nagu spetsioon teile. see on imeliste aastate materjalist. ma räägin teile, kas sa tead üldse, mis imelised aastad on, kas keegi teab, on kuulnud? imelised aastad on vanemlusprogramm lastevanematele.
kelle laps on 0–7 ja see on vanemlike oskuste, vanemlike oskuste programm, kestab 4 kuud. Meil on 16 kohtumist ja ma olen grupijuht seal ja ma olen teinud no päris palju juba neid gruppe. Ehk siis pane otsingusse, Google'i otsingusse imelised aastad. Kui sa oled lapsevanem, siis palun uuri, kas sinu kohalikus omavalitsuses avatakse imeliste aastate grupp. See on tasuta. Sotsiaalkindlustusamet maksab selle kinni. See on niimoodi, et sa saad minna koos oma elukaaslasega kahekesi, võid üksi ka minna. Lähedki nagu 4-kuulisse programmi, õhtuti tööpäeva lõpus 2 tundi, võtad lapsed kaasa, seal on tagatud lastehoid, seal on ka lõunasöök või tähendab, mis lõuna, õhtusöök tagatud sulle ja lastele. See on ideaalne asi. Sul on kodutööd, sul on väga äge grupp ja see päriselt imeliste aastate programm muudab elusid. Ta muudab suhteid, ta muudab, no see on nagu ülilahe, ma tõesti kõigile soovitan. Neid gruppe on üle Eesti päriselt ka. Tartu KOV-is on imelised aastad ka olemas, jah. Tartu KOV ja vaadake, pange otsingusse imelised aastad ja uurige. Pange näiteks imelised aastad Tartu grupp või Tartu vald, Tartu linn. Vaadake. Tartu vallas ma olen teinud. Eelmine aasta terve aasta läbi tegin gruppe. Nii et kindlasti imelised aastad päriselt ka. Aga tasuta sulle siis reklaamiminutid, aga tegelikult see ei ole reklaamiminut, vaid see on päriselt, ma räägin sulle selle idee ära, sest siin ongi imeliste aastate kasvatuspüramiidi point, kui sa nüüd vaatad. Püramiid on see, et püramiidi alust tee hästi palju ja tippe väga vähe, on ju. Ehk siis kõige tähtsam lapse kasvatamise juures, kui sa vaatad seda vundamenti, on need erinevad oskused. Empaatia, tähelepanu, mängimine, kuulamine, rääkimine, probleemi lahendus, on ju. Siis on juhendamine, tunnustamine, preemiat tähistamine. Mäng on alus. Mäng ja selle asja nimi on ka lapse juhitud mäng, ma jõuan kohe sinna ka. Aga mäng on kasvatuse alus, kontakti loomine on kasvatuse alus ja kõik need piirid, tagajärjed, eiramine, pahandamine, kõik see on nagu, need on distsiplineerimiseks. Aga kui sul on väga hea suhe lapsega loodud, kui sul on püramiid, kui sa vundamenti kasutad, siis tekib sul olukord, kus sa pead võimalikult vähe last distsiplineerima. See on fakt. Ma näitan sulle kohe. Näitan sulle seda. Siin räägib, mul on pane otsingusse käitumisprobleemid Airiin Demir. Pane otsingusse kohe. See on e-loeng. Ja siin räägib Masingu kooli psühholoog Airiin Demir sellest, kuidas käitumisprobleemidega toime tulla. Miks me räägime mängust ja miks ma seda sulle praegu siin räägin, on see, et mäng loob suhteid. Ja kui me tahame, et meie lapsed oleksid tublid, vastutustundlikud, kuulekad ja et meil oleks hea klapp lapsega, siis vaadake palun seda kolmnurka. Vanemluses on kõige tähtsamad suhted. Mäng loob suhteid. Usaldus, märkamine, vastutus, hoolimine. Kui sul on suhted olemas, siis on positiivse käitumise toetamine on järgmine asi. Kõik algab, see on vundament, sa ei saa üle ega ümber. Ehk siis jälgi, kas suhted on okeid, kui sul ja lasteaias ka ja ka koolis ja ka ükskõik mujal. Kõik algab suhetest. Kui sul on suhted okeid ja head, siis hakka positiivset käitumist toetama. Kui sa juba seda, kuidas see käib? Toodki nagu märkad. Mul on nii hea meel, et sa oma nõud täna ise ära püsid. Issand, kui tubli sa olid, sa viisid oma nõud, nõudepesumasinasse. Oi, sa tegid oma voodi ise korda, mega äge, aitäh sulle. On ju, no mida iganes. Tood välja positiivse käitumise. Mida rohkem näha tahad, seda kiidad. See on reegel. Ja vot siis
kui sa neid asju pidevalt teed, siis tulevad juba struktuur, kokkulepped ja reeglid, sest siis on vaata usaldus seal all olemas, on ju, ja positiivset ka märgatakse, sest siis see struktuur, kokkulepped ja reeglid, siis see töötab. Ja vot sealt edasi sa võid juba tagajärgede ja piiride juurde ka minna. Aga mida tegelikult vanemad täna teevad, on see, et nende see kolmnurk on tagurpidi. Vanematel ei ole suhteid oma lastega. Nad tõmbavad kohe piirid, kohe tagajärjed. Mata said 2, nüüd on kõik, nüüd välja enam ei saa. Nüüd istud siin nädal aega kodus. Noh, on ju, kohe piirid, kohe põmm. Ma ei tea, jäid, ma ei tea, millegagi vahele, mis iganes mingi probleem on. Kohe arvutikeeld. Ja mis tekib? Protest, räige protest. Aga kui sul on lapsega hea suhe all, sa toetad tema positiivset käitumist, sa toetad üldse käitumist ja siis sul on juba lapsega on juba kujunenud selline tore suhe, siis sa saad juba, et kuule, meil on reeglid ja ta austab sind rohkem. Seega see kolmnurk on hierarhiline, see tähendab seda, et kui sul on kuskil täna error sees, kui sul endal on vanemuses on kuskil error sees, et laps näiteks ei kuule sind, ta haugub sulle vastu näiteks, siis mine mitu sammu alla tagasi. Mine suhete juurde, mine käitumise juurde ja sama asi on ka siin sellel püramiidil. Mine tagasi. Kui tagajärjed ei tööta, mine tagasi esimesele korrusele. Kohe pead minema esimesele korrusele, suhteid looma. Ja 2–7 aastat lapsed, nendel ongi see, et kuidas siis neid suhteid luua, ongi lapse juhitud mäng. Ja lapse juhitud mäng on ja vanematel laste puhul ka töötab see. Pane otsingusse lapse juhitud mäng ja vot see on teema, mida sa pead lugema, sest et ka tark vanem lõi kampaania, et mängi 10 minutit iga päev oma lapsega ja näe, et sinu suhe lapsega paraneb ja käitumisprobleemid paranevad. Ja see mängimine ei tähenda ainult seda, et ma ei tea, mina pean nüüd hullult võimlema ja panema, ma ei tea, kostüümi selga ja nüüd ma pean hulluks minema. Ei. Lapse juhitud mäng tähendab seda, et laps valib mängu välja ja juhib kogu seda protsessi. Näed, Kati, õige, koolis sama juttu, väga hea. Sa oledki jõudnud muideks haridusspetsialisti juurde, ta teab ka neid kooli asju. Aga asi ongi selles, et laps juhib kogu seda protsessi. See tähendab seda, et kui sul on mingi 3-aastane, 7-aastane, mis iganes, siis sa küsidki lapse käest, et mis mängu me täna mängime? Mängime kaarte või mängime klotsidega. Ja siis sa küsidki, et kuule, no siis mängidki ja sina vanemana oled pigem see kõrvalolija. Laps juhib, tee seda, tee toda, võta nüüd see auto, proovi seda. Sina ei ole see, kes tema ees midagi teeks. Laps teeb seda. Laps juhib. Emme, võta seda, tee toda, proovi nii. Teeme nüüd, põmmaki tšuh, on ju. Ehk siis nagu ja miks on see lapse juhitud mäng nii tähtis, on see, et me terve elu, meie kõik oleme tulnud kodudest, kus on tegelikult meile öeldud, mida me peame tegema. Kuidas me peame tegema? Me oleme viisakad ja head ainult siis, kui me mingil viisil käitume. Aga kui sina mängid lapsega nii, et tema juhib protsessi, siis ta tunneb, et mind aktsepteeritakse sellisena, nagu ma olen. Ma saan mängida, ma nagu saan juhtida seda protsessi. Ma saan nagu kuidagi nagu, et see laps tunneb, et ma olen mina juhin seda, mina olen see boss selles mängus. Ja see on talle nii tähtis, ta õpib sellest väga palju. Ja siin ongi see slaid ja näitabki seda, kuidas siis lapse juhitud mängu teha. Et püsi hetkes, jaga neid hetki, märka, ole olemas, luba tal mängida ja lihtsalt nagu ole selline vaatlev. Aga ole protsessis, lase tal juhtida, ära juhi ise kogu aeg. Lase lapsel juhtida ja sa võid veel üllatuda. Ta juhib veel niimoodi,
et ise ka ei tea, sest me emadena, me teeme kõik ette-taha ära. Ärge tehke, las nad juhivad. Ja tead, ja siis me anname justkui nagu, siis nad lähevad ise ka, et oo, kui lahe, loovus hakkab hoopis teistmoodi tööle. kas sul on küsimusi lapse juhitud mängu osas? mina olen täiega nõus selle asjaga, et see tundub nii õige. ja kusjuures ma pean ütlema, et peaks võib-olla nagu hoopis teine vaatenurk, aga kuna ma ähm, palju näiteks juhtimisalased koolitused suures maailmas, täiskasvanute maailmas, siis minu arust kõige paremad koolitused on alati see, mis tehakse lastevanematele ja lastele. täpselt sama on nagu täiskasvanutega, see mul just tuletas ka meelde sedasama. aga mis veel minu meelest on üliäge, mis sa oled siin ka rääkinud ja õpetanud, näiteks me hakkasime hiljuti tegema perekoosolekuid. Mhm, me lasime perekoosolekul, siis mu tütar, ta sai just hiljuti 7 aprillis ja me hakkasime tegema, kui ta oli 6 seal, no see oligi umbes mingi mõned kuud tagasi, selle aasta alguses. mhm, ja meil ongi siis pühapäeviti perekoosolek ja siis me lasime tal juhtida seda. küsis, mis asi see koosolek veel on, onju. ja siis lasime samamoodi ja siis ta ütles, et ma võin nagu nõuda, et ma võin nagu siin nagu rääkida, millest me räägime või. ja siis ta ütleski, et nii, väga hea. ühised lauamängud lähevad nüüd kalendrisse ja te kirjutate need endale nüüd kalendrisse ja iga nädal laupäeval ma tahan näha, et me sellel kellaajal mängime lauamänge. ja täpselt sama mul tuli just kohe see meelde, et andsime talle võimaluse, et ta teab väga täpselt, mhm. kuidas midagi juhtida ja mida saada nagu, mis on minu meelest väga lahe. see mul tuli nagu kohe nagu mõte, nagu sa rääkisid, et see on jumala nagu tõsi. ja et ta ise arendaks seda ise mõtlemist, ise tegemist, sest kui ta saab ju täiskasvanuks ja kogu aeg on ette antud, väga raske on ju siis ka ise olla jälle, noh, ma näen seda muus maailmas jälle, et kui inimesed ei oskagi ise mõelda, sest nad ei ole pidanud seda tegema lihtsalt. just. jah, oi, te kujutate, kui suur probleem see on? See on täiskasvanutel ka. väga suur. Ei osata ise mõelda, ei osata loovus, selline nagu kreatiivsus, on see creative, nagu see loovus on õige sõna ikkagi. ei ole inimestel ja kui sul on, siis on teatud kohad, mis nagu võtavad maha selle. Sest et see on selline keeruline teema. aga kõige tähtsam asi selle kõige juures on see, et üks-ühele aeg, kui sul on rohkem lapsi, siis on võimalik lapsi juhitud mängu ka koos teha, koos lastega. lased neil koos juhtida ühele, teisele, oled seal olemas, on ju, mida me nüüd, noh, mida iganes, oled seal olemas selle protsessi juures lihtsalt ja annad eelhoiatusi. nii, sõbrad, nüüd, kui suurseier on seal, siis lõpetame mängu ära. üks hoiatus, varsti saab mäng läbi, sest mängu lõpetamine on ka väga tähtis oskus. et eelhoiatuse ei anna. kui on sellised üliaktivistid, siis isegi igasugused taimerid ja kellad ja sellised on ka okei. nii et lapse juhitud mäng ja tähelepanu, üks-ühele tähelepanu. vot. seega, uuringud ka. kui ma toon teile natuke uuringuid siia, siis miks me räägime sellest, halloo, see ei ole suvaline asi, need on täiesti päriselt ikkagi uuringu tulemustel põhinevad igasugused targad teemad ja ikkagi tulemused, mis ütlevadki, et 10 minutit lapse juhitud mängu päevas tugevdab vanema ja lapse suhet. suhe on elus kõige tähtsam asi, positiivsed suhted, see on nagu valem, see annab sulle sellise sellise kiindumusbaasi, et see on suhtekonto, mida sa pead alati täitma. mänguga suhtekonto, täida oma suhtekontot, mitte ainult pangakontot, vaid suhtekontot ka. ülitähtis. ja vanema tundlikkus mängus toetab lapse emotsionaalset arengut ja kiindumussuhet. see vanema tundlikkus mängus ongi see, et sa nagu ka mängid kaasa, vaata, et sa oled nagu asja juures, on ju, mitte see, et mängime juuksurit. ma ei tea, ma teen sulle patsi. oli tore pats. kuule, tšau, ma lähen nüüd, ma ei tea, süüa tegema, on ju, või mis iganes, et ok, on ju, ära ole poker face.
näita emotsioone välja nagu. noh, ole ka tundlik, mängi kaasa. see on nii lahe, kui sa seda teed. ja näed, Ketlin, lauamängud tugevdavad suhtlemisoskust ja koostööd peres. Narva kolledži uuring, Tartu Ülikooli poolt tehtud. palju õnne, õigel teel. ja vanema tähelepanu puudumine, oi, see on teema, ma võiks sellest teha teise koolituse kohe. Nutiseadmes olemine näiteks mõjutab negatiivselt lapse arengut. miks? Sest laps tunneb, et ma ei ole tähtis, ma ei ole oluline. Nutitelefon on tähtsam, tema saab tähelepanu, ma siis parem üldse ei räägigi. ja see on igas vanuses, ma võin sulle öelda, seal ei ole vahet. aga mida väiksemas eas me seda juba näeme, et nutimaailm on nii tähtis nagu vanemal, et oma lapsega enam ei räägi, ta ei vaata silmagi, on ju, siis see nii tugevalt mõjutab. et ma tean, ma ei süüdista, see on meie kõikide teema. Need on tänapäeva elu osad, aga hästi teadlikult jälgime, et kui me oleme kodus perega, siis kui palju me oleme päriselt koos või me istume, üks on diivaninurga peal niimoodi ja teine on teisel pool diivaninurga peal. et hästi jälgime. seega kokkuvõttes, kui me hakkame meie tänast veebiseminari kokku võtma, siis koosmäng kasvatab usaldust ja loob aluse tugevatele suhetele. ja koosmängu ja selle kõige juures ja kogu selle mängu temaatika juures on mind väga kõnetanud üks tsitaat, mis on siis nende kahe inimese poolt kuidagi tsiteeritud, et laps ei mäleta alati, mida sa talle ütlesid, aga ta mäletab alati, kuidas sa temaga mängisid. ja ma arvan, et kui sa mõtled oma lapsepõlve peale, siis on sul ka eredalt meeles ja kõige eredamalt on sul need hetked meeles, kui su ema või isa sinuga mängisid või kui nad ei mänginud, siis kes sinuga tegelikult mängis. Need hetked jäävad alatiseks meelde, et kes olid need, kes sinuga lapsena mängisid ja need tunded, usu või mitte, jäävad saatma sind täiskasvanu eas ka. kes olid need inimesed ja kui palju neid oli või kui vähe neid oli või kuidas ma siis ennast tundsin. nii et mängime ja areneme üheskoos. on sul küsimusi? mõtteid? mind pani küll ägedalt mõtlema, mingeid asju hakkasin kohe mõtlema, mis ja jäin kohe täitsa omasse mõttesse mingitel teemadel, et ja see viimane tsitaat on nagu kuld, mm. -hmm. et talle ja jääb meelde, kuidas sa mängisid, onju. kuidas teistel on? 2 minutit on aega. kuidas teistel on, kas on teil mõtteid, tundeid, mis mõtted praegu kõlama jäid? kas see, kas nagu, kas see täitis teie ootusi või nagu see veebiseminar? saite mingeid mõtteid? aitäh, Siret, väga hea. nii lahe. said siis, Siret, midagi, mida tööl kasutada, onju? on sul mingeid küsimusi? mingeid küsimusi seoses mänguga? mingeid muid? tule. väga hea. väga hea, et sa teadsid. kas on kellelgi mingeid küsimusi? kui sul on mingeid küsimusi, siis sa võid alati küsida, sa võid mulle eraldi kirjutada, sa leiad mind igal pool sotsiaalmeediast ülesse.
sa võid jälgida ka meie mängujuhtimise asju, mida me tegutseme, mida me teeme. noh, midagi on, anna alati märku. Ja kui sind peaks huvitama ikkagi meie juures töötamine, siis oled alati oodatud, mis iganes, ka konsultatsioonile, kasvõi see, et teeme väikese sellise kõne, räägime läbi, mida me pakume, kuidas üksteisele saaks nii-öelda oluline ja toeks olla. Et ma väga loodan, et te saite sellest midagi ja, ja kasutage julgelt ja uurige ka edasi, et kui see teema on sinu jaoks huvitav, näiteks Imelised aastad, siis uuri, ma nagu tõesti, ja kui sul on mingeid küsimusi, siis julgelt küsi, ma olen alati olemas. Et peaasi, et saate oma küsimustele vastused ja teil läheks nagu elus ja kõigel alati hästi. väga tore, lootsid siin Liine ka. just. minu meelest väärtust oli ülipalju ja tõepoolest, kui on tööle või kui tahate ka endale mängujuhti ükskõik missugusele sündmusele, on need mingid pulmad, firmaüritused, laste sünnipäevad, asjad, siis päris oluline on just teadlikuid mängujuhte minu hinnangul valida. et see on äge ja mina väga soovitan Eleriiniga võtta ka eraldi konsultatsiooni, et nende võimaluste kohta rohkem uurida, sest seal on ka igasugu lisavõimalusi veel, mitte ainult mängujuhid. et minu silmad väga avardusid ja kellel seal on plaanid, nii et siis igal juhul soovitan täiega ja mina jään suure põnevusega järgmist veebiseminari ootama ja loodan, et kõik järgmised on seal ka platsis. ja veel kord ütlen, kes hiljem juurde tulid, kui te ei ole esimest veebiseminari veel näinud, siis kindlasti vaadake see ka järele, et see on väga Ja, hea. ja tänusõnad. kes ei registreerunud esimesse, siis kirjuta mulle, ma saan sulle tagantjärgi saata selle. mul on kõik asjad olemas. Aga uuel esmaspäeval kohtume, kes on registreerunud ja siis me räägime uuel esmaspäeval ikkagi kontaktist. kontakt ja kuidas seda saada. vot, kuulge, suur tänu, oli super lahe teiega ja kohtume juba esmaspäeval, nii et olge olemas ja aitäh teile, väga tore. Ilusat õhtut. aitäh. ilusat õhtut.